pühalaulik ütleb, maitske ja vaadake, et issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Soovin teile kõigile õnnistatud pühapäeva ja osadust ja täna meil on ka siin päris noori ja kahe väikse õnnistamine. Et nii nagu iga pühapäev on erakordne, nii ka see pühapäev. Aga laulame kõigepealt laulu number 1. Jumal, sind me kummardame. Me oleme täna kogunenud siia ühtse Jumala rahvana, et kuulata, mida Jumalal on meile öelda ja mis sõnum tal on meile tänaseks päevaks valmis pandud. Ja seda teenistust me alustame ka algussõnaga ja loeme üheskoos Pauluse kirjast Galaatlastele 3. peatükist salmid 25–29. Aga et usk on tulnud, ei ole me mitte enam kasvataja all, sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud,
olete Kristusega riietatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Aamen. Armas taevane Isa, me tuleme suure rõõmuga sinu ette, ühtse perena, ühtse rahvana, et me tuleme siia kokku ühisel eesmärgil, teenida sind, pärida igavene elu. Issand, kingi meile selleks jõudu, tarkust, vastupidavust. Me täname igaühe eest, kes on saanud siia tulla, et see võimalus on avanenud. Me täname ka selle eest, et sa oled meid hoidnud, kaitsnud ja varjanud meie argipäevades. Ja issand, me palume sinu ette ka kõik need, kes ei saanud siia tulla, haiged või kes on tööl millegiga hõivatud. Õnnista neid, ole nendega, õnnista sõna ja laulu, mis jagatakse. Jeesuse Kristi nimel me palume seda kõike, aamen. See laul, mille me nüüd laulame, juhatab sisse ka selle laste õnnistamise ja see on 549 Jumala peopesal. Jeesuse juurde toodi lapsi. Ma loen sellest sündmusest Luuke evangeeliumi järgi, aga Jeesuse juurde toodi ka lapsi, et ta neid puudutaks, aga seda nähes jüngrid sõitlesid toojaid, ent Jeesus kutsus lapsed enese juurde ja ütles, laske lapsed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Aamen. Et see on sündmus siis 2000 aastat tagasi ja ajast, kui lapsi vaadati hoopis teise pilguga, et need teadmised, see tunnustus, mida lapsed tänapäeval ühiskonnas omavad, see on tulnud palju-palju hiljem ja ilmselt ka ristiusu mõjul. Et ma ei hakka pedagoogikast neid nimesi siin nimetama, kes kõik seda teed rajasid, aga siin me näeme, et Jeesus ei tõrjunud neid lapsi, vaid võttis neid vastu ja õnnistas. See laul, mida me laulsime, et Jumala peopesal on inimene hoitud. Et vanemad
te olete õnnelikud vanemad, minul on au olla ka ema õpetaja olla ja nii me siis oleme nagu vanad tuttavad siin kohtume, aga juba väikeste lastega, Looreli ja Lukasega. Looreli on vanem, Lukas on noorem. Ja see on suur arm ja kingitus, kui selline väike elu on meie kätte usaldatud, aga ta kasvab kiiresti ja ühel päeval meie enam tema teid ja otsuseid ei saa kontrollida. Ja tulevad ajad, kus meid enam ei ole, kui pikas perspektiivis vaadata, aga lapsed kasvavad ja loovad oma pere ja võitlevad oma võitlusi. Ja vaat siis see õnnistus, mida me täna palume, omandabki väga suure tähenduse. Kui me vahest nagu mõtleme, et miks meie elus kõik on nii hästi läinud, siis peame ikka mõtlema, et meid ka õnnistati ja meie eest meie vanemad palusid ja vanavanemad. Kui me ise ei osanud paluda, siis vähemalt teised palusid. Ja täna ka siis üks selline õnnistuspalve kõige väiksematele, ka vanematele ja vanavanematele õnnistuseks. Ja ma kutsun apivend Joel Keerniku. Siin on üks väike noor mees, kes kannab ilusat nime Lukas, evangelisti nime. Me palume kasvu, tervist, tarkust, jõudu eluvõitlustes sellele Lukasele. Ja me palume, et kui tema oma pere loob, et oleks armastust, oleks tööd, leiba, aga et ta ka sellest taevasest teivast saaks osa, mida sina jagad. Ja kui meie vanemate pilgud enam ei ulatu tulevikku, kuskilt tuleb horisont ette, siis me usaldame ka need ajad sinu kätesse. Me teame, et sinu õilsad käed hoiavad nii rõõmsatel, kurbadel kui ka väga rasketel hetkel. Õnnista seda noort meest. Õnnista tema vanemaid. Anna tarkust õpetada ja kasvatada. Ja õnnista ka vana
kingitused, Looreli kasvajate tugema, siis siin on seda lugemist ja nagu teile kaaslaseks võib-olla ja Lukasele ka. Aega natuke aega, see on siis filmraamat. Laulame Lillet ka. Laulame siis laulu 555, mis on ka lastelaul. Mul on üks ingel. Tere, armas kogudus, ilusat pühapäeva, unistatud pühapäeva meile kõigile. Mul on täna kaasas sellised pikad paberid, aga ma kohe rahustan teid ja ma ei kavatse seda kõike teile ette lugeda. Aga osaliselt küll. Ma olen viimase aasta jooksul oma töö tõttu ja kuna töö on mulle väga armas ja südamelähedane, siis ka suurest armastusest tegelenud ühe näituse ettevalmistamisega. Ja sellega seoses olen ma kokku puutunud väga-väga paljude elusaatustega, väga paljude inimestega. Ma võiksin täiesti ausalt öeldes öelda, et ma arvan, et väga suur osa Pärnu linna elanikest, ütleme viimase 150 aasta jooksul on selle aasta jooksul minu silmade eest läbi käinud. Sünnid, leeritamised, õnnistamised, abielud, surmad, sünnid ja nii edasi. Ja ringi ja ringi. Ja jälle tulevad ühed ja samad nimed. Ma näen seal terveid perekondi, kuidas järjest, alles ta sündis, juba on leeritatud, võib-olla suri noor inimene kahjuks, aga nüüd abiellub, saab lapsed ja nii edasi ja nii edasi. On otse uskumatu tegelikult, kui palju informatsiooni on näiteks vanades kirikuraamatutes, mida kõike on võimalik leida inimeste kohta, kellest võib-olla alguses on sul ainult nimi. Ja sa leiad väga-väga palju. Aga nagu ma ütlen, need lood ei ole jäänud
kõik mitte ainult nimedeks ja sellisteks faktideks, millal siis juhtusid sellised teatud sündmused selle inimese elus, sinna on ka seda liha luudele kasvanud. Nagu öeldud, siis elusaatused, inimeste valikud, võib-olla ka kellegi teise valikud, mis selle inimese elu on määranud ja suunanud. Me äsja lugesime Meie Isa palve. Selle uurimise käigus olen ma kokku puutunud lugudega, kus mehed on seisnud lahingu eel ja palvetanud koos, vaat niimoodi kõvasti, häälega. Meie Isa, kes sa oled taevas. Kui ma ka kõnnin surmavari orus. Ja läinud. Mõni neist on tulnud tagasi, mõned on jäänud. Ma olen näinud selle töö jooksul, kuidas on olnud suur elujõuline perekond väga-väga paljude lastega. Ja siis mingil põhjusel sa vaatad ja mõtled, mis see on. See perekond teatud mõttes nagu on välja surnud. Mitte ükski näiteks 8 lapsest ei ole saanud järglasi. Läinud. Aga ometi on olnud suur perekond, tubli perekond, nad on teinud tööd, nad on uskunud Jumalat ja nad on läinud. Nad on söönud, joonud ja võtnud naisi ja siis on midagi juhtunud. Ja on ikkagi huvitav ka see, et need olid nagu teiste inimeste lood, millega ma kokku puutusin, kõik väga kõnekad, kõik väga mõtlema panevad. Sest see, mida minevikku vaadates võib täheldada, on see, millistest aegadest on inimkond läbi tulnud. Ja need ajad ei ole olnud sugugi mitte kerged. See, kui kerge või raske on praegu meie aeg, eks see vajab ka mingisugust jälle niisugust ajalist perspektiivi või tagasivaadet. Et ma ei oska öelda, mida ütlevad meie lapsed või lapselapsed või lapselapselapsed, kui nad vaatavad sellele ajale tagasi. Mida nad mõtlevad, millised valikud on ju nende ees, eks ole. Mina vaadates tagasi, ma mõtlen, et ma pean oma nurinat või siis sellist nagu iseenesest mõistetavust, teatud asjade olemasolu või teatud kõvasti tagasi tõmbama. Inimesed olid omas ajas või siis selle praeguse ajaga võrreldes iga oluliselt vähenõudlikumad. Vähenõudlikumad olmeliselt ja nii mõneski muus mõttes veel. Ja huvitav on see, et kõige selle taustal jõudis minuni paar nädalat tagasi üks selline väga isiklik või perekondlik puudutus. Ja huvitav, see ka haakub selle minu uuritava või ütleme perioodiga või ta asetub sellesse, andes sellise isikliku nüansi nüüd veel sellele asjale. Ja see on kiri, mis on kirjutatud 16. novembril 1941. aastal. Meenutuseks siis nii palju, et see oli siis see aeg, kui Vene väed olid lahkunud ja Saksa väed olid sisse tulnud Pärnusse. Ja selle kirja on kirjutanud 22, nagu ma just äsja välja arutasin, 22-aastane noor naine oma mehe õele Saaremaale. Ja kui nüüd natukene lühendada, kiri on ju tõesti küllalt pikk ja nagu ta kirjutas seda kirja mitu tundi, 3 lehekülge kirja. Ta kirjutas seda mitu tundi, sellepärast et ahastus ja nutmine takistasid selle kirja lõpule viimist. Aga ma ei tea, kuidas, kui ma praegu seda kirja vaatan, see on kirjutatud väga ilusa käekirjaga, väga puhtalt, midagi pole maha tõmmatud.
ja sündmus, millest ta siis teada annab või millest ta siis sinna Saaremaale teada annab, on see, et siis tema abikaasa on maha lastud. Ja noh, ma ei oska öelda, minu vanaisa, ma ei ole teda elu seeski näinud, minu isa, nagu öeldud, 41. aastal ta siis tapeti. Et tema oli kommunist ja see vist jääb igavesti saladuseks, kas tal tegelikult ka mingit süüd peale selle oli või sattuski ta täpselt selle viha ohvriks, nagu mu vanaema kirjutab. On möödunud kuid, mil sõda oma koledustega möllamas möödas ka see aeg, kus lihtsalt viha pärast pidid jätma elu ja nii langes vaene Lembitu selle ohvriks. Et tuldi siis talle töölt järele, töötas seal turbatööstuses, seal ei saa praegu öelda, aga no see pole ka nii tähtis, ta tuli töölt ja siis tulid talle oma kaitsemehed järele, viisid ära, arvasid siis nad mõlemad, et see ongi viimane nägemine, aga teda hoiti veel kuskil seal kinni, nii et vanaema sai teda siis minu isaga, kes sellel ajal oli napilt 2, sai teda vaatamas käia. Ma võin selgituseks öelda, et siis tal oli tegelikult siis sellel hetkel oli sündinud 2 poega ja 3. poeg 6 aja pärast. Nii et need sündmused juhtusid niimoodi. Ja noh, see on äärmiselt traagiline, ma ei kujuta seda ette. Jätta, hoida sealt, vaadata sealt ruumist sisse, kus on sinu abikaasa, jätta temaga hüvasti. Ja ma saan aru, et nad sellel hetkel said aru, et tagasi või välja ta enam sealt ei saa või et nüüd on lõpp. See on lõpp. Ja maha jääb noor naine 2 lapsega, 3. kohe sündimas. Viha pärast. Aga mis nagu minu jaoks veel selle kirja väga huvitavaks teeb, on näiteks niisugused sõnad, et vanaema mõtleb Jumala peale siin. Mõtleb, et küll Jumal tegeleb nendega, kes selle ränga otsuse tegid või selle teo korda saatsid. Ja mis on veel, talle on väga-väga oluline see, et tema mees saaks korralikult maetud. Ja selleks siis see viimaseid kuid lapseootel noor naine läheb metsa. Kõigepealt ta hangib vankri, mis ei ole sugugi lihtne. Ma kujutan ette, kuidas kas keegi aitas teda, kuidas ta siis oma mehe sealt teiste laipade keskelt sinna vankri peale pinnas. Sest ta ütleb, et sinna jäid teised maha ja tal on kurb vaadata neid, kes sinna metsa maha jäid lihtsalt, kelle omaksed ei tulnud neile järele või kes jäid sinna. Siis ta hoiab, peseb, hooldab nii nagu peab, aga siis on vaja mees linna viia või see keha on vaja linna viia. Ja siis ta jälle 4 ööd päeva ta otsib seda vankrit jälle millegi linna sõita Tootsist. Sest ta tahab, et mees saaks maetud korralikult, nagu ristiinimesele kohane. Ta mõtleb väga palju Jumala peale. Ja sellel kirjal või sellel lool ta saab, võin ette öelda, ta saab sellega hakkama. Ta sai vanaisa ilusasti maha matta. Ja selle kirjale järgneb mõne aja pärast teine kiri, kus ta siis jälle sellele samale mehe õele kirjutab, et ta on otsustanud lapsed ristida. Ja küsib, kas sa tuled ikka Saaremaalt ristimisel, ma tulen sulle vastu, tule, et ma ristin lapsed ära. Ma küsisin isa käest, kas ta mäletab seda ja isa meenutas natuke, ütles, et jaa, tal tuleb tõesti meelde, et oli selline asi, et see oli kodune ristimine, vene papp tuli ja ristis tema ja siis oligi juba ka siis 3. vend sündinud. Ja miks ma seda siis räägin? Mina ei olnud oma vanaemaga lähedane.
ja ma ei teadnud tema usust mitte midagi. Kui ta elas, praeguseks on ta juba üle 10 aasta surnud, kui ta elas, ma isegi ei tea, ma olin noorem ja ma ei tea isegi, kui lähedane peab olema, et väga raskeid asju küsida. Ma küll mõtisklesin ajuti, mõeldes nagu mingisuguste asjade üle tema elus, et miks ta sellised valikud on teinud. Aga Jumalast me ei rääkinud mitte kunagi nendel harvadel kordadel, kui me üldse kohtusime. Aga mingil moel nüüd anti mulle niisugune harukordne võimalus saada tuttavaks oma vanaemaga. Ja ühtaegu nagu täiustada pilti minevikust, sellest ajast, nendest inimestest, ka niisuguse väga isikliku aspekti. Mina ju tegelen ajalooga ja minu asi on mäletada ja vaadata tagasi minevikku. Aga mineviku vaatamisel, ja ma ei pea nüüd silmas otseselt niisugust ajaloolist külge, vaid lihtsalt sellist tagasivaadet ka või et see ühelt poolt ju võiks anda meile mingisuguse sellise selgroo ja kindluse ja õppemomendi, midagi, mida me saame tulevikus kasutada. Me teame kõik neid suuri lauseid, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Sellel on oma iva. See tõesti nii on. Kõigel, mida me täna enda ümber näeme, kasvamas, vohamas, mõtetel, kõigel on oma juured. Kuskilt on nad ju alguse saanud. Mõned aastad tagasi, või tegelikult juba vist 10 aasta tagasi, näidati televiisoris ühte niisugust filmikest. See lugu oli siis niisugune, kuidas seal arheoloogid kuskil seal idamaades leiavad kaevates ühe naise kuju. Ja kui nad selle kõik on välja puhastanud, siis on tohutult hämmastunud, et missugune, vaadake, millises poosis see naine on, nagu hästi ta on säilinud, kuulge, see on 1000 aastaid vana ja siis nad uurivad ja puurivad teda igatepidi ja kogu see lugu siis lõpeb niisuguse paraja jandiga, lõpeb see, et nad tahavad seda kuju ikka siis, ühed püüavad seda ära varastada, kuskile muuseumisse viia, teised tahavad seda maha müüa ja ühesõnaga seal käib üks niisugune tants ja tagaajamine ja see kuju on seal ümber, kõik teda imetlevad ja siis, kui juba kuju on vist, mäletan, et auto on kohale toodud, et nüüd see kuju tuleks ära viia, puhkeb tohutu paduvihm. Ja vihma sajab ja kõik nad seal ja siis, kui nad lähevad, keegi piskab sellele kujule vist mingi presendi peal ja kui nad lõpuks lähevad, siis vihm on lakanud, lähevad sinna vaatama, sihuke kallis kuju. See kuju polegi. Läinud. Sest kuju oli soolast. Millegipärast, kui ma tegelen minevikuga ja ka igapäevaselt väikeste pisisündmustega, siis on see lugu mulle nagu hoiatav sõrm. Ära jää selja taha vaatama. Võta sealt minevikust, mis on vaja, kuid mine Jumala abiga edasi. Nii nagu ta on tõotanud. Aamen. Minu lugu räägib
Jeesuse mõjuvõimsast nimest, mida ma olen isiklikult siis erilisel kombel kuidagi kogenud. No ma räägin, siin on palju inimesi, kes mind väga ei tunne, paljud inimesed on seda lugu ka kuulnud, aga et kuidas mina siis Jumala kõigepealt leidsin, see sai toimuma naise kaudu, kuna naise vanaema käis siin meie koguduses. Ja ma olin väike poiss, sõitsin Leetu, mul olid tikud ja niidirull taskus, Leedus oli Ristimägi, mina läksin koos klassiga Ristimäele, ma olin täiesti teadmatult teinud selle oma väikse ristikese ja kui klassitäis lapsi ostsid sealt neid ristikesi, siis minul oli see olemas. Panin sinna Ristimäele selle Leedus ja soovisin soovi, mis endalegi oli üllatuseks, head, ilusat, armsat, tarka naist. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, siis selle naise kaudu mina jõudsin Jumala juurde. Ja see sai toimuma 2014 aasta suvel, sest mu enda vanemad ei ole keegi siiamaani nagu kristlane ega ei käi kuskil koguduses. Aga lugu, mis ma mõtlesin rääkida täna, on selline, et käisime, no ütleme nii, et mul oli üks periood peale seda 2014 suvi, kui ma sain ristitud, siis üks 3-aastane periood oli minu jaoks, mis oli nagu väga eriline periood, kus nagu piibel ja Jumal muutusid nagu täiesti igapäevaseks ja eriliselt tuntavaks. Ma sain piiblist vastuseid, ma nägin nägemusi. Ja nüüd ma räägin siis selle loo, mis oli sellekordne lugu, et olime Suigu kirikus naisega kahekesi pühapäeval. Ja sealt ära sõites tulime läbi Tori tagasi ja kuna me olime Tori silda ületamas, siis mina vaatasin, et see ilus Tori põrgu paistab sealt nii-öelda. Ja et lähme jalutame korra seal all, lähme vaatame, ütlesin naisele. Ja nüüd, kui me läksime sinna alla jalutama, siis seal liivakivi ääre peale siin kõrgel igale poole olid inimeste nimed kirjutatud. Näiteks, mehe ja naise nimi ja siis võrdub armastus näiteks. Naine ka nagu seal ütles, et äkki kirjutame oma nime ka siia. Aga ma ei jõudnud talle veel seda öeldagi, jõudsin ainult mõelda, mõtlesin, et kas sa ikka väga tahad, et mis selle koha nimi on, vaata. Aga naine juba tabas järgmisel samal hetkel, kui ma seda talle ütlema hakkasin, ühesõnaga juba ise ära, et ei tea, kas ma ikka tahan. Ja siis jalutasime sealt selle suure silla poolt nii-öelda sinna tahapoole, nagu siis kaugemale Pärnust nii-öelda surnuaia taha otsa nagu, ja sealt läheb trepp üles, me läksime sealt trepist ülesse. Nii kui me sealt trepist ülesse läksime, tuli mulle nägemus, et kui sa mootorrattaga kihutamist ei lõpeta, siis lõpetad surnuaias. Ja pilt tuli sellega kaasa, olid suured valged hauakivid ja see oli natuke nagu õudusfilmides, kui näidatakse surnuaedavat, siuksed ümmargused hauakivid, siuksed nimed peal. Ja mul hakkas sellest väga paha nagu, sest see, nagu ma tundsin, et see ehmatas mind, see oli nii äkitselt ja selline lihtsalt siuke pilt silme ees nagu ja sulle öeldakse jah niimoodi nagu, et kui sa ei lõpeta, siis lõpetad surnuaias nagu. Ja mul hakkas peale seda niivõrd halb olla, et ma tahtsin, mul on vanaema ja vanaisa nagu sinna maetud, et ma tahtsin nende hauda üles otsida korra. Ja ma ei suutnudki seda üles otsida, sellepärast, et ma tundsin, et ma pean siit ära minema lihtsalt. Ja ma läksingi siis sealt välja autosse, naisega hakkasime sõitma Pärnu poole
ja tunnen, et no mul on halb olla, midagi on nagu valesti, noh, et nagu enda sees nagu. Ja ma mõtlesin, et me olime kuskil selle koha peal, kus on sealt, kui Torist Sindi poole sõidad, on need õunapuud mõlemal tee ääres ja siis on lõpuks see kirik seal. Ja me olime seal vahel seal kuskil ja siis ma mõtlesin, et ma olen kuulnud, et teine vaim saab nagu sisse tulla või noh niimoodi. Ja ma tundsin, et mul on ebamugav olla niimoodi. Ja ma ütlesin, et Jeesuse nimel kao must välja. Ja mul oli täpselt niimoodi, et nii kui ma selle ütlesin, no niimoodi, nii oli plaks ja see oli kadunud. Mul oli hetkega hea olla. Jeesuse nimi maksis selle vaimolendile siis, kes mulle samas, nagu ma olen mõelnud, et hoiatas mind, on ju. Aga samas ma ei saanud aru, kes ta on, sest et minu jaoks ta oli ebameeldivalt ebamugav. Et selline huvitav siis tänane lugu, aga ma räägin ühe korra minu elu paljud on seda lugu kuulnud, aga mis on nagu minu jaoks hästi oluline, mida Eenok siin kunagi rääkis, et tema isa oli kuulnud Jumala häält, kui ta ütles, et tema peab pastoriks hakkama. Et siis ma mõtlesin seda, et jah, et minul on ka elus olnud ühe korra, kus Jumal on nagu tõesti rääkinud, vähemalt ühe korra niimoodi, et ma olin 15, see oli siis 14 suvel, sain ristitud 15 aasta 3. jaanuar oli see, ma mäletan lihtsalt, see jäi mulle meelde. Et mõtlesin mina köögis naisega süüa tehes hommikul, et huvitav, et inimene ei tea kunagi, millal see tema elu viimane eluaasta on. Ja vaat siis tuli selline puudutus nagu pealaest jalad allani, see oli ülihea, suu läks kõrvuni, sest see oli nagu hästi hea tunne. Ja mulle lihtsalt öeldi otse nagu aiu, naine kõrval ei kuulnud, öeldi, et ära karda surma. Ja see on minu nagu üks süke, et kui ma olen nagu nägemusi näinud ja muid asju nagu kogenud, siis see oli see, kus ma olen täiesti nagu praegu, et ma seisan, ma olen täiesti tavaliselt ja siis Jumal kuuleb minu mõtet ja vastab otse nagu öeldes. Aga kuna Eenok ütles, et tema isale ütles Jumal nagu mehe häälega, siis mina mõtlesin selle peale, et mina küll ei oska öelda, et kas see oli naise või mehe hääl. Et ma lihtsalt isiklikult olen mõelnud, et kuna mina olen püha vaimu tunnetanud hästi palju, siis ma kipun arvama, et ta oli lohutaja, kes Jeesuse ära minnes, kui Jeesus ära läks meie hulgast, ta ütles, et tuleb püha vaim, kes lohutab teid. Ja mida ta tegi, ta ju lohutas mind, kui ta ütles, et ära karda surma. Ja lõpuks jõuan sinna teemani, mis minuni on nagu jõudnud, ükskord siis tunnetasin nagu, et püha vaim on naissoost. Ja ma julgeks öelda, et ta on koguduse ema. See on minu tänane tunnistus. Olge õnnistatud. See viimane peab ka paika keeleliselt vähemalt, et roa ongi jah, heebrekeelne, on naissoost, nii et rikkalikult mitmeid kogemusi. Aga laulame nüüd vahepeal ühe laulu ja see on 362, see on mu soov ja iga päev mu palve. Oh
Teated on küll nagu silmaarsti juures, aga see on ka hea, kui kontrollite oma nägemist. Siis järgmised teated, et täna kell 5 on siis Araka tänav 43, sinna saab 14 bussiga ilusti, on selline palveosadusõhtu, kus vend Lepp Pannikov räägib. Nüüd ilm on ebastabiilne, nagu öeldakse, ja lepime nii kokku, et kui kella 4 ajal sajab või on selgelt näha, et nüüd hakkab tulema, et siis kohtume siin. Kui aga on niisugune ilm nagu praegu, kus mõni pilv on või ei ole, ja meil on usujulgus, siis koguneme ikka Araka tänav 43. Ja kes siia ära eksib, siis siin on üks auto, kes korjab üles ja toob sinna. Et suvel on hea ka lihtsalt aias kord kohtuda. Siis kolmapäevad on meil ikka piiblitund ja ma olen kella 5 siin, nii et kõnetund ka ikkagi toimub ja kella 6 on siis piiblitund, seekord räägime prohvet Miika nagu sellisest sotsiaalsest sõnumist. Neljapäeval on eakate osadus ja reedel on kell 5 on palvetund. Järgmisel pühapäeval siis koguneme jälle taas, aga maskides ja hajutatult. Et nädala jooksul olukord muutus, et kui möödunud nädalal oli veel see, et sõnum valitsuselt, et kirikud on nagu meelelahutusasutuski ja peavad kontrollima vaktsiinitõendid või siis testimistõendid, aga see on nagu mõeldamatu, et kiriku ukse peal sihukest asja saaks teha, sest meie õnnistajagi ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja patused ja haiged ja kõik, ja kus siis, mis tõenditega me saame siin tegeleda ja meil ei ole ka sellist kompetentsust. Kirikute nõukogu esitas valitsusele vaide, ma lugesin ka selle läbi ja olin ka osaline selle väljatöötamise juures mõne ettepanekuga, põhiliselt on seal üks väga tubli jurist, kes seda vormistab. Ja selle vaide tulemusena neljapäeva hommikul kell 8 siiski peaminister Kaja Kallas võttis kirikute nõukogu juhid ja ka Luteri kiriku esindaja vastu ja selle üldiselt sõbraliku arutelu käigus jõuti selleni, et valitsus loobus sellest dokumentide kontrollimise nõudest ja kompromissina siis leiti, et jätkame kevadise maskide süsteemiga ja ka hajutatusega nii palju, kui meil siin see on võimalik. No ikkagi on praegu. Et see võib-olla on nii füüsiliselt ebamugav, aga moraalselt ja inimõiguste ja usuõiguste seisukohalt on see nagu ausam. Vaadake, mis Prantsusmaal toimub, see just nimelt kontrollimise vastane, see meeleavaldused, nii et see ei ole ainult kiriku teema, vaid see on ühiskonnas laiem teema, et me inimesi nende haiguse või arvamuste või kuidas alusel ei hakkaks siis selekteerima headeks, halbadeks ja veel kellekski. Nii et selline seis, olge valmis,
meil palvemajas siin on ka ikkagi desovahendid ja maskid, kui on oma. Mina hommikul bussi vahetasin Ülikonda ja vaatasin, et ei ole bussipeatuses, enam ei jõua koju ka minna, aga tagataskust leidsin veel kevadise maski. Et see on nii elu. Siis siin on need, kes siin tunnistavad, Kadri juba rääkis ära ja õhtul on siis palv ja osadusõhtu. Nii palju ettepoole. Nüüd laulame laulu 368 ja sel ajal paneme kokku oma ohvrianni Jumala-riigi töö kasuks. Et teeme seda rõõmsa südamega ja see ei ole sunni asi, aga Jumal õnnistab rõõmsat andjat. Taevane Isa, me oleme sinu poja Jeesuse Kristuse nimel selle ohvrianni pannud su altarile, õnnista seda ja õnnista selle läbi paljusid inimesi siin paigas, üle Eesti, sinu riiki laialt. Ja õnnista igaüht, kes on oma käe avanud, selle ohvri andnud, ja ka seda, kes on seda oma südamest teinud või oma kodukontoris pangaülekandena. Issand, tänu sulle, et me elame rahumaal, me elame maal, kus on igapäevane leib laual ja palju rikkust. Aita meid
seda ikka tänuga vastu võtta, aamen. palun istuge. Kolmandat pühapäeva järjest ja üks pühapäev tuleb veel, on teemaks eluleib. Kõik algas peale sellest, et Jeesus toitis ühel hetkel 5000 meest, naised, lapsed peale selle. See oli ime. Aga natukese aja pärast leiti Jeesus jälle rahva poolt üles ja nad nõudsid jälle leiba. Jälle leiba ja imesid. See leib on niisugune inimese tõesti baasvajadus, et ilma selleta see võtab kõik toiduse kokku, nagu see nimetus ise. Tänane evangeelium on õieti nii-öelda see teine laine, nagu see lainetab. Nüüd eelmisel pühapäeval lugesime Jeesuselt, et ei, et te tahate seda maisleiba ja toitu ja kõike seda, aga tegelikult on vaja teil leiba taevast, midagi muud. Ja ma loen nüüd tänase evangeeliumi ja siis mõned kommentaarid. See on Johannese evangeeliumi 6. peatükk 41. kuni 51. salm. Siis nurisesid juudid Jeesus üle, et ta ütles, mina olen taevast alla tulnud leib. Ja nad laususid, eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, et ta on alla tulnud taevast? Jeesus vastas neile, ärge nurisege endamisi. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitunud ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Prohvetitest on kirjutatud, siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Mitte keegi ei ole näinud isa peale selle, kes on Jumala juures, see on näinud isa. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Aamen. Kõik algab nurisemisest, see vestlus ja Jeesuse sõnum. Nurisemine tähendab alati, ütleme niisugust, ka vastupanu, sõnakuulmatust ja mässu. Tahaks ikka jälle humanitaarabi või rikkust või palun ja Jumal annab ja kõik nii üks ühele. Aga ma sellest nurisemisest täna on juba niimoodi ajaloo jutustusi olnud, ma räägin veel ühe, et lähme ikka vanaisade juurde tagasi. Ja minu vanaisa Juhan Rahnel oli saarlane. Tema ostis möödunud sajandi alguses Püha kiriku juurde Soobiku äärde Jaagupi Vabatiku talu. No selline väike tagasihoidlik talukene. Aga sel samal ajal esimene maailmasõda oli juba nii-öelda loojumas ja järelvõitlused olid ja Eesti Vabariik oli vabadussõjas. Ja kuulutas välja mobilisatsiooni ka Saaremaal. 300-400 meest viidi juba kuivastusse ja vaat kuivastus oli siis, hakkas suur nurin. Ja eks enamlased, kelle loosungiks oli rahu, leiba ja maad, otse 3 sõna, rahu, leiba ja maad, said ikkagi saare meestele, kes on ju üldiselt õiglased ja emotsionaalsed ja õige asja eest alati väljas, said ikkagi niivõrd hinge pugeda, et mehed hakkasid vastu
oma nendele mobiliseerijatele ja otsustasid minna Kuressaare peale, vallutada Kuressaare ja kuulutada välja oma vabariigi. Esimene lahing oli Laimjala all, seal siis saadi vastasest jagu, teine siis suur lahing hakkas kujunema Kuressaare all, aga nad staabi valisid Upa küla ja see ei ole kaugel minu vanaisa siis kodust ja see on vahetult ka Kuressaare lähedal. Ja mis see nii-öelda uus valitsus siis tegi, nii-öelda enamlastepoolne valitsus, kuulutas ka üldmobilisatsiooni välja ja toodi taludesse mobilisatsiooni käsk, surmanuhtluse ähvardusel tuleb tulla kohale. Ma uurisin neid ajalooasju ka natukene ja tuli välja, et seal osadel mobilisatsioonikäskudel oli vallasekretäride allkirjad, osal ei olnud, aga igal juhul karm käsk. Ja mis vanaisa üle jäi, läks ka sinna Upasse. Võttis lusika kaasa, kui lähed sõtta, peab lusikas kaasas olema. Ja läheb sinna Upasse, seal oli ajalooandmetel ka niimoodi, et 300-400 meest. Üldiselt mässust osales 1000 inimest. Aga nad olid nagu salkade kaupa laiali mööda Saaremaad. Aga see põhikoosseis oli seal Upal. Kõigil relvi ei olnud muidugi, arvatakse, et 200-250 relva oli, aga ülejäänud olid siis niisama, ootasid varustust. Aga vanaisa vaatas ringi. Ja see on tema enda jutt, nagu ta rääkis. Vaatas ringi ja vaatas, et see on üks imelik sõjavägi, millel ei ole sõjaväekööki, seda suurt pada, millest keedetakse suppi ja pudru ja kõik, sest tema oli sõjas olnud ja iga polgu juures oli üks korralik selline pada ka. Vot ei ole. Ja tema ja andmed ütlevad, et ka teisi mehi vaikselt vajusid kadakate vahele ja läksid koju. Lusikas oli, aga suppi ei olnud ja leiba ei ole ja läksid koju. Ja paari päeva pärast see, mis juhtus, oli see, et tuli karistussalk, see oli veebruarikuu, väin oli jääs, tulid Muusser, see oli ratsasalk ja jõudsid üsna kiiresti ka sinna Upakülla ja seal toimus lahing. Üle 70 mehe löödi seal maha. Et karistussalkslased kaotasid ainult ühe ja mõned haavatud. Et see lõppes siis see lugu niimoodi, aga üldiselt selle mässu tagajärjel kuskil 120 inimest hukati. Selline oli siis vanaisa tarkus, aga üks asjaolu on veel, vaat selle Vabadiku talu, mis on ikka veel meie suguvõsa käes, seal minu vanema õe lapsed toimetavad seal, et kui sa istud seal söögilaua taga ja vaatad aknast välja, siis seal püha kiriku torn paistab otse aknasse. Aga vanaisa oli olnud seal kellamees terve eluaeg ja vanaisa ise oli teinud hiljem sinna risti, tema oli niisugune meistrimees, plekksepp ja tegi igasugu plekknõusi ja risti ja katuse ja nüüd on seal remondi käigus kõik juba uued asjad saab kiriku katusel, aga kirik paistab. Ja vaat see Jumala kartus, võiks ütelda, et seal kirikus ikkagi seda sama sõna loeti, et mis on eluleib ja kus see tuleb. Ja seal õpetati seda. Aga teisest küljest oli mässumeel ja et mis asi see on, uus valitsus on, maad ei anna, leiba ei anna, rahu ei tule. Ja see niisugune külg. Muidugi ajaloolased ütlevad, et võimalik on, et tänu selle Saaremaa mässule Eesti Vabariigi valitsus selle maareformi kiirendatud korras ikkagi ka võttis vastu. Et mingi mõju võis olla. Aga kui ma olin vanaisa matusel 1968 Püha kalmistul, Jaak Salumäe kirikuõpetaja Mattis, see oli 9. märts
ema võttis mind kaasa, ma olin 18-aastane ja seal oli niisugune lumetuisk oli, et pastorit ei näinud läbi lume. Siuke lörts ja tuli kohe ja nii see kirst läks sinna valge eesriide taha. Ja ma mõtlen selle asja peale ikka tänapäevani, et mida me siis siin maailmas taotleme? Leiba, mille pärast me mässame, mille pärast me nuriseme. Kõige tähtsam on, et oleks see igavene taevane leib, Jeesus Kristus. Aga sellel asjal on ka üks praktiline külg. Et kõige rohkem on seda praktilist külge näha siin leiva murdmisel, et kuidas see lihtne leib ja mahl, me saame osa Kristusest. Aga ma ütlen veel paar praktilist asja ja siis jääme palvesse. Et Poolas on üks niisugune tava. Jõuluajal võetakse kirikusse kaasa kodus oma küpsetatud leib. Ja siis seal kirikus jagatakse seda naabritele ja kui jõutakse jõululauda sinna koju, siis süüakse naabrite küpsetatud leiba. Tuleb tuttav ette, et meie pastori abikaasa ka siin igal pühapäeval jagab ühele ja teisele oma küpsetatud leiba. See on osa armastusest, osa sellisest jagatud elust. See on natukene väiksem pilt kõigest sellest, mis me siin armulaual või leiva murdmisel kogeme, aga see on sama asi. Võõra sõnaga nimetatakse seda performatsiooniks. Kes on vanasti olid perfokaardid, kus märkisid ära ja siis ta hakkas oma elu elama kuskil masinas. Et meie elus on nähtusi, et kui me neid nagu teadlikult performeerime, teeme neid asju palvega, usus, siis me hakkame nägema seda ja kogema seda taevast leiba ja meie elu ise kujuneb meie naabritele, meie lähedastele, meie sugulastele selleks eluleivaks, mis lootust annab selles üsna segases ja mässumeelses maailmas. Järgmisel või ülejärgmisel pühapäeval me arendame teemat edasi ja kes tahab seda usulist külge süvenenumalt, siis see on YouTube'is üleval ka tänane jutt. Aga olge õnnistatud. Igal juhul oli väga hea meel siin kohtuda. Mitmed on ka kaugemalt tulnud ja Merje on lausa Rootsimaalt. Ja. Et me arvasin, näeme, ma just hakkasin täna mõtlema, et üsna palju süttevakalasi oli siin ühe korraga. Ja see mind ka rõõmustab. Tõuseme palvele. Kõikväeline Jumal, anna andeks, et me nii vähe vahest mõistame sinu suurusest, armastusest, sellest, kuidas sina meie eludes tegutsed. Issand, me oleme toonud su palge ette siin 2 väikest last täna. Veel kord laotama õnnistus ja kaitse nende ja nende perede üle, nende tuleviku üle. Ja sama me palume iseendale maailmas, kus on palju mässu ja vastumeelsust ja teravust, nagu kuulsime. Aga tee meist, Issand, need, kes rahu külvajad. Sinu juures on tõesti rahu, leiba ja maad, mida see maailm ei tunne. Issand, mõtle haigetele, viletsatele, kodututele, neile, kes on reisil, hoia õnnetuste eest,
hoia meid rahutuste ja sõdade eest ja issand, mõtle ka valitsusele, peaministrile, presidendile, kingi ikka sinu kartust ja tarkust ülalt. Usaldame endid sinu kätesse. Aamen. Me laulame lõpuks üheskoos laulu 385, Jeesus meie eel, käi sa eluteel. Jeesus meie eel, käi sa eluteel, siis su järel võib ilmata, käime ilma kõikumata, kuni sa meid siit kogumaale viid. Tuleb kannatus, uskme kinnitus, meiega võta ei taha, olgu kõrli kuigi paha. Viimaks risti viigu sinule, ikka meiega ole issand sa. Ja kui kõrgest läbi käime, aita, et kõik anda võime. Oma kujul viid, sa meid viimad viid. Me issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.